Ma loodan, et see ei ole teil esimene kord ja see ei ole teil viimane kord. Nagu ma aru saan, siis neid etappe tuleb veel, nii et saate kõvasti harjutada. Tutvustan siis põgusalt ennast ka, olgugi et Reigo seda juba tegi. Mina olen siis Eesti Korvpalliliidu rahvuskoondiste nii noorte kui täiskasvanute treener aastast 2018, ehk siis sisuliselt 4 aastat. Ja ma tulin teile põgusalt, pikalt ma teie aega ei raisku, ma tulin teile põgusalt rääkima natukene 3x3 korvpallist, võib-olla mõned põhimõtted, mida te saate juba tänasel turniiril kui ka järgnevatel turniiridel kasutada. Et nagu te teate, mäng on kiire, mäng on intensiivne, te võite istuda juurde, te ei pea üldse seisma. Puhastada, pikalt ei teeta meid. Mäng on kiire, mäng on intensiivne, eks 10 minutit või siis 21 punkt. Ehk siis, nüüd ma panen teile kõigile südamele, et seda mängu üldse edukalt mängida, te peate olema väga head füüsilises vormis. Üks asi on korvpallioskused, nii saalikorvpallis kui 3x3 korvpallis, aga teine asi on füüsiline ettevalmistus. Kuna siin mängitakse ühe poole peal, hästi palju on suunamuutuseid, suure väljaku peal jooksed rohkem, edasi-tagasi pikemaid jookse, aga siin nägu ees, siis jälle selg ees, siis jälle vahepeal külg ees, et kogu aeg peab suunda muutma. Kuna kogu aeg on rünnak-kaitse, et sellist pikka jooksu ei ole, saab ilmselt aru, mis ma mõtlen. Et kindlasti pange sellele hästi suurt rõhku, tegelege erinevate spordialadega, kui saate vastupidavust, jõudu, kiirust, et seda kõike selles mängus läheb vaja, et kui sa oled füüsiliselt kehvas vormis, kui oled vormist väljas, siis on väga raske selles mängus ka edukas olla. See on asi, millele kindlasti tähelepanu just individuaalses plaanis tulevikus pööratakse seda mängu hästi mängida. Sellel aastal siis esimest korda oli see formaat olümpiamängu. Te teate, kes võitis olümpiamängu? Ei kuule? Läti, õige. Läti võitis meestest esimesed olümpiamängud. Nagu te näete, Läti on meil siin samas, lõunas, natukene rohkem inimesi kui meie riigis, aga kõik on võimalik. Ehk siis mitte ei võiks olla teie kunagi olümpiavõit. Kui lätlased seda suudavad, siis see võiks Eestis suudada. Ei olnud meestes ei Ameerika, ei Venemaa, ei ükski suur Euroopa riik, Prantsusmaa, Saksamaa, Hispaania, vaid oli just nimelt Läti. Ja naistes USA, näed, on siin teadmisi küll. Naistes võitis Ameerika, kes siis kasutas enamjaolt naiste NBA mängijaid, et nemad siis seal riisusid koore. Aga nüüd mõned aspektid, kui me nüüd juba mängu juurde tuleme. Rünnakuaega, palju meil on selles mängus? 10 minutit. Rünnakuaega, mänguaega 10 minutit. Valesid vastused siin ei ole. 12 sekundit, eks. Ehk siis hästi lühike rünnakuaega. Hästi lühike rünnakuaega. Ja selle ajaga siis sisuliselt, nagu me teame, sa pead tulema kõigepealt korvi alt, pead 3 joone taga ära käima ja siis pead hakkama ründama. Mismoodi teie hinnangul oleks kõige mõistlikum korvi alt välja tulla? Söötas. Kes ütles? Super. Söötas, just. Hästi palju, mitte ainult isegi noorte mängus, aga täiskasvanute mängus, mis vead on see, et Ken, ole hea, kus oled, tule sinna 3 jooned. Et oletame, mina olen Keniga ühes võistkonnas, me oleme kaitses, eks vastane ründab ja nüüd vastane viskab palli korvi, eks. Ja esimene viga, mis tehakse, hakatakse siit kohe kuskile põrgatusega pea ees välja kütma, eks. Et seda ei ole vaja teha. Et korvpallis, nii saalikorvpallis kui 3x3 korvpallis tuleb teha pausid sisse. Ehk siis, kui vastane viskab sisse, sul ei ole kohe vaja kuskile minema hakata. Kõigepealt võtta pall, eks kaare sees kaitse mängida ei tohi, seda me teame, see on esimene tehnilise hoiatus, pärast järgmine on juba tehniline. Kõigepealt vaata, mis toimub. Võib-olla mul sõber on seal 3 taga, eks, ma saan talle panna söödu ja võib-olla ma saan söödu tagasi ja saan siit kerge korvi. See on üks variant. Teine asi, kui sa hakkad põrgatusega tulema, 12 sekundit läheb käima.
Mis te arvate, kui ma põrgatusega välja lähen ka, mul selleks kulub aega? 5 sekundit. No jah, ütleme 3-4 sekundit, ma arvan. Nii, nüüd ma tulen välja 3-4 sekundit. 4 miinus 12, 12 miinus 4. 8, eks. Mul on ainult 8 sekundit aega. See on väga lühike aeg, eks siis me peame hakkama juba kiirelt ründama. Teine asi, tule Ken muga korvi alla kaasa. Eks nüüd, kui ma hakkan põrgatusega tulema, lisaks ajakulule, mis kulu mul veel on? See mängist niimoodi. Jah, energiakulu, eks. Ma pean enda energiat kulutama selleks, et põrgatusega välja tulla. Ja nüüd, kui Ken kaitses mind surub ka veel, eks teeb mu elu ebamugavaks, siis on eriti ebameeldiv. Ja nüüd ma pean hakkama ümber pöörama, eks, ja nüüd ma pean hakkama veel energiat raiskama, et rünnata. Ehk siis, loo moraal, proovige tulla sööduga välja, eks. Korvpall üldjoontes on söödumäng, mitte põrgatusmäng. Eks põrgatus on selleks, et murda korvile, minna oma mängijast mööda, eks, et niisama tühja põrgatusi ei ole vaja teha. Eks siis esimene variant, vastane viskas sisse, võtad palli, vaatad, mis toimub, hops sööd välja, hops sööd tagasi, lihtne korv. Kui ei saad kohe tagasi sööda, söödan Kenile välja, eks lähen ise samuti välja. Nüüd me jõudsime sööduga välja, mis arvate, kaua võtab aega sööduga välja jõudma? No 1-2 sekundit, eks, no, aga me võidame selle pealt juba 2-3-4 sekundit. Ja me võidame energiakulu, ma sain kergelt sööduga välja minna, eks, ma ei pidanud põrgatama, ma ei pidanud energiat raiskama. Eks seda tuleks igal juhul jälgida. Nüüd teine asi on rünnak. Nagu ma ütlesin, korvpall on söödumäng, eks. 3-3 mängus. Mida meil väljakul on rohkem kui 5-5 mängus? Ruumi. No näed, ei jagata, ei olnudki mind siia vaja. Eks ruumi on hästi palju rohkem. Ja kuidas me saame seda ruumi võimalikult hästi ära kasutada? Ja just. Üks asi on inglisekeelselt siis popi nimega spacing, eks me oleme võimalikult laiali, eks siis kaitse peab võimalikult palju vaeva nägema, et meid takistada. Nii, nüüd teine asi. Kuidas me saame kaitset võimalikult palju tööle panna? Sööt, täpselt. Eks, mida rohkem pall sööduga liigub, seda rohkem kaitse peab tööd tegema. Eks, kui mina olen Kenil kaitses ja Ken 1-1 koha peal ja igal pool, eks siin möllab, siis mina olen ainus kaitse, kes töötab. Ülejäänud 2 mängijat ja nende kaitsjad lihtsalt puhkavad. Nad ei pea sisuliselt mitte midagi tegema. Nad lihtsalt seisavad, nad on küll ilmselgelt valmis, aga sisuliselt mina olen ainus kaitse, kes tööd tegema peab, aga eesmärk on ikkagi panna kõik 3 vastaste kaitsemängijad kogu aeg liikuma. Selleks peab pall liikuma, selleks peavad mängijad liikuma, eks lõikama, katteid panema, selleni me täna ei lähe, võib-olla mõnel teisel etapil räägime nendest asjadest juba täpselt, eks, et aga ärge kasutage tühja põrgatusi, koha peal, jalge vahelt põrgatused, lihtsalt eks selja tagant. Need on ilusad asjad küll, aga nendest ei ole suurt mitte midagi kasutada. Ehk siis põrgatus ka selles mängus, nagu ka saalikorvpallis, on ikkagi läbiminekuks selleks, et teha oma mängijal ära, kas ise lõpetada või panna sööt välja ja sõber viskab, eks. Ehk siis pange pall liikuma äärelt äärele, sest ma veel kord kordan, ruumi on selles mängus hästi palju. Ja seda ruumi tuleb ära kasutada. Tuleb ära kasutada sellega, et te panete söödu liikuma, ilma pallita mängijad ka töötavad, ei seisa niisama, kas panete katteid, kas lõikate, eks, aga et ei ole sellist koha peal põrgatamist. Päeva lõpuks iga võistkond valib ise enda taktika, aga need on lihtsalt mõned minupoolsed soovitused. Et Ken näiteks sel suvel tuli maailmameistrivõistlustel hõbedale, eks tulevikus jällegi võite teie need olla, võib-olla olete hoopis maailmameistrid, eks, miks mitte. Enne just lätlastest rääkisin, mille poolest nad meist nii väga paremad on, eks rahvast on meil enam-vähem sama palju. Aga just neid asju me seal Ungaris maailmameistrivõistlustel tegime ja ma arvan, et see oli üks põhjus, miks poisid sealt medali said ja tüdrukud jõudsid ka alagrupist edasi ja lõpuks said ka kõrge 8. koha. Et mõned väiksed pisiasjad, aga need võivad päris palju mängu muuta. Et vältige põrgatusega välja tulemist,
üritage liigutada pall sööduga välja, võib-olla saate kohe söödu tagasi, lihtne korv, eks te väldite ajakulu, te väldite energiakulu ja teine asi, pange rünnakul pall sööduga liikuma. Korvpall on söödumäng, eks mitte põrgatuse mäng. Et kaks lihtsalt aspekti. Et tegelikult neid sarnasusi saali korvpalliga on väga palju. Erinevusi, ma ütleks, et on vähe. Neid erinevusi on, kui juba peenemalt minna nii-öelda nüanssidesse, aga tegelikult enamik asjad on ikkagi sarnased. See on täiesti tavaline korvpall. Sa pead suutma kaitses mängida üks ühe vastu. Siin eriti hästi, sest jällegi ruumi on rohkem. Teised mängijad, teised sõbrad siin nii palju abistada ei saa. Sa pead olema võimeline püsima kaitses korralikult korvi ja ründemängija vahet. Aga nagu ma ütlesin, pikalt ma teid kinni hoida ei taha, teil on täna veel mängud ees. Kas teil tekkis äkki mõni küsimus selle pika monoloogi lõpetuseks? Keegi tahab midagi küsida? Täitsa suvaliselt. Mitte keegi ei taha, kõik tahavad edasi mängida. Võistlik. Nii, aga ma soovin teile... Oota, mina tahaks küsida. Nii. Kas sa, Siim, näitaksid kõikidele poistele kõige parema 3-3 liikumise? No näitame. Näitame. Tulge tüdrukid ka välja. Juhte, millega iga kord korda. Sellise liikumise me iga kord korda. Liikumist ei ole olemas, ei saali korvpallis ega kolm. Näitame vähe spetsiifilisema liikumise. Tule Sille siia üles. Tule Anna siia vabaviski joonel ja Marta läheb. Nii. See on nüüd selline asi, mida saali korvpallis väga ei kasuta. Või vähemalt mina ei ole näinud, et kasutatakse, aga 3-3 korvpallis on see päris laialt kasutatud. Ehk siis, mine Marta täitsa korda jälle. Ehk siis liikumine, mida ka meie nii-öelda koondistega mängisime, see mängija hüppab 45-ga välja, saab söödu, samal ajal Marta avaneb alla, püsib alla palli, Sille juurde liigub, mina olen siin kaitsemängija ja Sille tuleb ja paneb teisele poole katta. Ehk siis selle liikumise eesmärk on viia see mängija viskele. Ehk siis tema paneb siia poole katte, eks Anna läheb viskele ja tema pärast katet liigub korvi. Nii, teeme kiirust. Tule, Ken saab, Annal on läinud. Ehk siis mis on, ma natuke seletan nüanssides ka, mis on selle liikumise eesmärk. Ehk siis kuna 3-3 korvpallis hästi palju kaitses vahetada, enamik võistkonnad kõik katsed vahetada. Ken saab palli, Sille söödab, läheb katset panema ja näitab nagu paneks siia poole kattes. Ehk siis mina hakkan juba sisuliselt siit juba vahetama. Ja nüüd viimasel hetkel ta pöörab teisele poole, mina jään hiljaks, lähen siit ja nüüd Sille läheb alla. Ehk siis selliseid, kuidas öelda, teisele poole katteid pannakse päris palju, kuna veel kord, ruumi on hästi palju, tavakorvpallis seal nurgas oleks võib-olla veel üks mängija, aga hetkel seda ei ole ja seetõttu neid katteid hästi palju kasutada. Nii, tekkinud korraliku kiirusega ja vaadata sisse ka. Õnneks Ken viskab seda Sille. Okei, siis ei läinud, aga loodetavasti mõttes saite aru, täna võite kasutada, eks, kes said aru, kuidas asi peaks toimima ja võite siis ise Head aplausid!